Sõna saab Hanno Matto. Aitäh, lugupeetav volikogu juhataja, head kolleegid, linnavalitsus, linnarahvas. Tundub, et linnavalitsuse esindajatest esimesena on lahkunud linnapea. Kordamine on tarkuse ema ja sellepärast võtan ka mina 20 sekundit aega oma esinemise alguses üle korrata, et olge head, võimalusel täitke ära teie laudadel olevad avaldused lastetoetuse 3-kordistamiseks. Need on ise kopeeruval blanketil, teine pool jääb teile, kaup on aus, ei liitu te 3. sambaga ühegi investeerimispanga kasuks. Lapsed on meie tulevik, toetage sotsiaaldemokraatide ettepanekut 3-kordistada lastetoetus. Aga miks ma olen siin kõnepuldis? Te teate kindlasti ütlust, olümpia on lõppenud, alaku sõda. Ma ei räägi välispoliitikast, aga olümpia külastamisest küll, Sotši olümpia külastamisest. Teate, enne olümpiat meie linnapea tegi mitmeid avaldusi, kus ta lubas, et ta läheb olümpiale uisuliidu presidendina. Siis ta tegi mitmeid avaldusi, kus ta teatas, et tal on seal mitmeid eraviisilisi kohtumisi, aga mitte kordagi ta ei maininud, et ta läheb sinna Tallinna linnapeana. Mul on teile üks väga hea uudis. Täna Kuku raadio linnatunnis teatas linnapea, et vähemalt Eesti olümpiajope on alles. Väidetavalt olla ta sellega läinud isegi täna Kuku raadio saatesse. Ei ole näinud? Siin käis ka. Väga hea. Küll aga on jäänud õhku püsima küsimus, kas ta külastas olümpiat siis linnapeana. Kui ma kuulasin täna tema seisukohti raadioeetris, siis ma mõistsin teda. Jah, ega tõesti ka eraettevõtted toetavad sporti, kultuuriüritusi, haridusettevõtmisi ja saadavad sinna oma organisatsioonide töötajaid, juhatuse liikmeid, esimehi. Aga seal on üks eripära. Kui ettevõte võtab kanda oma töötajate või juhatuse liikmete lähetuse kulud sellistele üritustele, siis nende pealt makstakse erisoodustusmaksu riigile. Ma ei ole kuulnud, et Tallinna linn oma linnapea lähetamise eest Sotši oleks erisoodustusmaksu arvestanud ja seda tasunud. Aga võib-olla see ei peagi nii olema, sest võib ka olla, et linnapea külastaski Sotši olümpiamänge linna asju ajades. Ja et saada selles asjas selgust, soovingi linnapealt vastuseid. Nimelt on ju teada, et 5.–9. veebruarini linnapea külastas oma abilisega Jekaterina Fetkiniga Sotši olümpiamänge. Ning täna me teame, et linnapea ja ta kaaslase reisikulude ja välislähetuse päevarahadele on kulunud Tallinna linnaeelarvest 2384 eurot. Ning lisaks arvestati linnapeale ja tema kaaslasele sel samal ajaperioodil ka linnapoolsed töötasu, mis annab oletada, et siiski ikkagi esindati linna ja tehti tööd. Sellega seoses palungi linnapeal vastata järgmistele küsimustele. Millal kinnitati teie Tallinna esindamisega seotud Sotši kohtumiste graafik? Kellega kohtusite seoses Tallinna esindamisega Sotšis ajaperioodil 5.–9. veebruar? Ning mis oli nende kohtumiste sisu? Aitäh!